Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Sel nädalal kuulete Kuku Raadio järjejutuminutites katkendeid Claire McIntoshi raamatust Ma lasen sul minna. Traagiline õnnetus, kõik juhtus väga kiiresti. Ta ei oleks saanud seda ära hoida või oleks. Sekunditega variseb Jenna Gray maailm kokku. Tema ainus ellujäämislootus on jätta kõik maha ja alustada kuskilt mujalt puhtalt lehelt. Jenna kolibki Walesi rannakülla üksikusse majja, aga Ma lasen sul minna. Kirjastuselt Petrone print. Tuul peksab märgi juuksesalke naisele näkku ja ta kissitab vihmasajus silmi. Selline ilm sunnib kõiki kiirustama, tõttama mööda libedaid kõnniteid ja peitma põski kraevarju. Mööduvad autod pritsivad nende jalgadele pori. Liiklusmüra tõttu kuuleb naine vaid üksikuid sõnu jutust, mida poiss hakkas talle niipea rääkima, kui kooli värav avati. Sõnad purskuvad poisi suust pausideta ja segunevad suures õhinas, mida tekitab see uus maailm, mille uksed on talle avanenud. Naine saab aru, et jutt käib parimast sõbrast, kosmoseprojektist, uuest õpetajast. Ta vaatab alla ja naeratab lapse elevuse peale ega tee väljagi külmast, mis tungib läbi salli temani. Poiss naeratab vastu ja kallutab pead kuklasse, et vihmapiisku maitsta. Tema tumedad ripsmed moodustavad silmade ümber pruunid puhmad. Emme, ma oskan oma nime ka kirjutada. Tark poiss, ütleb naine, peatub ja suudleb hooga poja niisket otsaesist. Kas näitad mulle, kui koju jõuame? Nad kõnnivad nii kiiresti, nagu 5-aastase jalad võtavad. Naisel on vabas käes poja kott, mis põrkab vastu ta põlvi. Peaaegu kodus. Autode esituled valgustavad märga asfalti. Tuled pimestavad neid iga paari sekundi tagant. Nad ootavad pausi liiklusvoos ja ületavad tiheda liiklusega tänava. Siis haarab naine väikesest pehmesse villasesse kindasse peidetud käest kõvemini kinni, nii et poisil tuleb emale järele jõudmiseks jooksusamme teha. Vettinud lehed on aedade külge kleepunud. Nende kirkad värvid on tuhmilt pruuniks muutunud. Nad jõuavad vaiksele tänavale. Ja kohe ümber nurga ootab nende kodu ahvatlevalt kutsuva soojusega. Naine on koduümbruse turvalisuses kindel ja laseb poja käest lahti, et lükata silmilt märgi juuksesalke. Mööda nägu veerevad veenired ajavad teda naerma. Kohal, ütleb ta viimasel käänakul. Ma jätsin tule meie jaoks põlema. Teisel pool tänavat on punastest tellistest maja. 2 magamistuba, imetilluke köök ja aed tulvil lillepotte, mida ta on ikka ja jälle kavatsenud lilledega täita. Ainult nemad 2. Teeme võidu, emme. Poiss ei püsi kunagi paigal, ta pulbitseb energiast kohe esimesest ärkveloleku sekundist alates kuni hetkeni, mil ta pea patja puudutab. Ta muudkui hüppab ja jookseb. Tule! See juhtub 1 silmapilgu jooksul. Naine tunnetab tühja kohta enda kõrval, kui poiss kodu poole lippab, et leida eest esiku soojus, millele heidab valgust terrassil põlev latern. Piim, küpsised, 20 minutit televiisorit, kalapulgad tee kõrvale. Rutiin, millega nad on nii kiiresti harjunud, kui esimene kooliveerand pole veel poole pealegi jõudnud. Auto ilmub ei kuskilt. Märgade pidurite krigin, 5-aastase poisi mütsatus vastu auto esiklaasi ja tema keerlev keha, enne kui see vastu maad prantsatab. Naine jookseb poja juurde. Auto pole ikka veel peatunud. Ta libiseb ja kukub raskelt välja sirutatud kätele. Löök võtab ta hingetuks. 1 silmapilguga on see läbi. Ta kükitab poja kõrval ja otsib paaniliselt pulssi. Tema hingetõmbed tekitavad õhku üksiku valge aurupilve. Ta näeb, kuidas poisi pea alla tekib tume vari ja kuuleb enda ulgu, just kui tuleks see kellegi teise suust.
Ta tõstab pea ja vaatab üles auto häguse esiklaasi poole. Kojamehed paiskavad veejugasid pimenevasse õhtusse ja ta karjub nähtamatu juhi poole abipalvet. Kriminaalinspektor Ray Stevens seisis akna juures ja vaatas mõtlikult oma töötooli, mille üks käetugedest oli olnud katki juba vähemalt aasta aega. Seni oli ta suhtunud sellesse pigem pragmaatiliselt ja hoidunud vasakule poole toetumast, kuid nüüd oli lõunapausi ajal keegi kritseldanud musta markeriga risti üle tooli seljatoe käetoeta. Ray mõtles, kas äsja hooga käima läinud kontorisisustuse audit võiks tähendada ka mööbli väljavahetamist või oligi ta määratud juhtima Bristoli kriminaaluurimisosakonda toolilt, mis heidab tema usaldusväärsusele tõsist varju. Ray kummardus, et leida ülemises lauasahtlis valitsevast kaosest must viltpliiats, kükitas ja tegi kritseldusse paranduse käetoega. Tema kabineti uks avanes. Ray tõusis kiiresti püsti ja pani viltpliiatsile korgi peale. Kate, ma siin... Ta vakatas naise ilmet nähes ja märkas alles siis tema käes kontrollkeskuse väljatrükki. Mis sul seal on? Otsasõit ja sündmuskohalt põgenemine Fishponsi puiesteel, boss. 5-aastane poiss on surnud. Ray sirutas käe paberite järele ja lasi pilgu neist üle. Samal ajal, kui vahetuse lõpetanud Kate kohmetult uksele veel seisis. Naine oli töötanud kriminaaluurimise osakonnas vaid paar kuud ja alles harjus oma kohaga. Kuid ta oli tubli. Tublim kui ise arvas. Registreerimisnumbrit polegi. Vähemalt meile pole see teada. Ekipaaž läks sündmuskohale ja vahetuse ülem võtab just praegu lapse emalt tunnistusi. Ta on kohutavalt endast väljas, nagu sa võid ette kujutada. Kas sa saad kauemaks jääda? Küsis Ray, aga Kate noogutas juba enne, kui mees jõudis küsimuse lõpetada. Mõlemat läbis adrenaliinisööst ja nad naeratasid teineteisele põgusalt vastastikuse mõistmise märgiks, kuigi koostöö laabumist nautida tundus alati väga vale, kui midagi nii traagilist oli juhtunud. Olgu siis, lähme. Nad pühkisid jalad puhtaks ja astusid kitsasse koridori. Trügisid mööda ülekuhjatud nagist, mille all oli paar punaseid laste kummikuid, kenasti suurte kummikute kõrvale pandud. Lapse ema istus väikesel diivanil, pilk naelutatud sinisele reguleeritavate õlarihmadega koolikotile, mida ta süles hoidis. Mina olen kriminaalinspektor Ray Stevens, avaldan teile pojaga juhtunu pärast kaastunnet. Naine vaatas Rayle otsa ja keeras koti õlarihma nii kõvasti ümber käe, et sellest jäid tema nahale punased randid. Jacob, ütles ta ilma pisarateta. Tema nimi oli Jacob. Ma ei tea täpselt, mitu päeva õnnetusest on möödunud või kuidas ma selle nädalaga hakkama olen saanud. Tunnen, nagu sikutaksin kitis üht jalga teise ette. Ma ei tea, mis paneb mind otsustama, et täna on see päev, aga nii see on. Võtan ainult nii palju, kui spordikotti mahub, sest tean, et kui ma ei tee seda kohe praegu, siis ei pruugi ma iial olla võimeline lahkuma. Kõnnin sihitult mööda maja ja püüan ette kujutada, et ma pole siin kunagi viibinud. See mõte on ühtaegu hirmuäratav ja vabastav. Kas ma suudan seda teha? Kas on võimalik ühest elust lihtsalt välja astuda ja alustada uuega? Ma pean proovima. See on minu ainukene võimalus sellest kõigest ühest tükis pääseda. Mu sülearvuti on köögis. Selles on fotod, aadressid, tähtis informatsioon, mida mul võib ühel päeval vaja minna ja mida mul pole tulnud pähe kuhugi mujale salvestada. Nüüd pole mul aega seda teha ja kuigi arvuti kaalub ning võtab ruumi, surun selle kotti teiste asjade juurde. Mul pole enam palju ruumi järel, kuid ma ei saa lahkuda ilma, et võtaksin kaasa veel ühe killukese oma minevikust. Viskan kotist välja ühe sviitri ja mõne T-särgi, et teha nende asemel ruumi puust karbile, mille kaane all on peidetud minu mälestused, tihedalt üksteise otsa surutuna. Ma ei vaata sisse. Mul pole vaja seda teha. Valik alles hoitud teismea päevikutest, millest on hiljem lehekülgi välja rebitud.
kummipaelaga kokku köidetud kontserdipiletid, minu lõputunnistus, ajalehe väljalõiked minu esimese näituse kohta ja fotod pojast, keda ma armastasin nii tugevasti, et see näis võimatu. Kulda väärt fotod. Nii vähe kellestki, keda nii väga armastati. Nii väike mõju maailmale, ometi nii määrav mõju mulle. Ma ei suuda kiusatusele vastu panna ja avan karbi ning võtan välja kõige pealmise foto. Polaroid ülesvõte, mille tegi leebe olemisega ämmaemand sel päeval, mil poeg sündis. Ta on pisike roosa raasuke ja paistab vaevu haiglateki seest välja. Pildi peal on mu käed klammerdunud tema ümber veidralt nagu omane äsja emaks saanule, kes upub armastusse ja kurnatusse. Kõik oli juhtunud nii suure kiiruga, olnud nii hirmuäratav, nii erinev raamatutest, mida olin raseduse ajal lausa neelanud, kuid armastus, mida võisin talle pakkuda, ei vankunud kordagi. Äkitselt tunnen end hingetuna. Panen foto tagasi ja surun karbi spordikotti. Jacobi surm on esilehekülje uudis. See karjub mulle vastu bensiinijaamast, millest möödun, nurgapealse poe eest ja bussipeatuse järjekorrast, kus seisan, just kui poleks ma teistest inimestest mingil moel erinev. Just kui ma ei põgenekski. Kõik räägivad sellest õnnetusest. Kuidas see küll juhtuda sai? Kes võis seda teha? Iga peatuse vahe toob värskeid uudiseid ja peade kohal hõljuvaid kuulujutu katkeid, mida mul pole võimalik vältida. Minu meelekindlus lööb kõikuma peaaegu kohe, kui Bristolist lahkun. Ma polnud mõelnud, kuhu mul on minna. Suundusin pimesi läände, mõeldes, et võib-olla lähen Devonisse või Cornwalli. Meenutan igatsevalt lapsepõlve kooli vaheaegu, kuidas me Iiviga pulgakommidest ja päikesekreemist kleepuvatena rannas liivalosse ehitasime. Mälestused tõmbavad mind mere poole. Eemale kolmerealistest Bristoli puiesteedest, eemale liiklusest. Tunnen lausa füüsilist hirmu nende autode ees, mis ei jaksa oodata möödasõidukeelu lõpuni, kuni buss peatusesse keerab. Uitan mõnda aega sihitult ringi. Seejärel ulatan 10 naela Greyhoundi busside kõrval asuva piletikioski müüjale, kes on minu sõidusihi suhtes sama ükskõikne kui ma ise. Buss sõidab üle Severn'i silla ja ma vaatan all vahutavat hallisegust vett, mis on Bristoli kanal. Buss on vaikselt anonüümne ja siin ei loe keegi Bristol Posti. Mitte keegi ei räägi Jacobist. Toetan selja uuesti vastu istet. Olen surmväsinud, kuid ei söanda silmi sulgeda. Kui ma magan, siis ründavad mind õnnetuse pildid ja helid. Kummitab teadmine, et õnnetust poleks pruukinud üldse juhtuda, kui oleksin olnud paar minutit kiirem. Kui Ray koju jõudis, istus Max elutoas ja vaatas televiisorit. Naisel olid jalas dressipüksid ja seljas mehe vana dressipluus. Max oli kerinud jalad enda alla nagu väike laps. Uudistelugeja võttis kokku otsasõidu ja sündmuskohalt põgenemise üksikasju selleks, et info jõuaks kõigi kohalike elanikeni ka juhul, kui need polnud vaatamata intensiivsele kajastusele eelnenud nädalal juhtunuga kursis. Max vaatas Ray poole ja raputas pead. Ma ei suuda seda mitte vaadata. Vaene väike poiss. Ray istus naise kõrvale ja sirutas käe puldi järele, et teleri heli vaiksemaks keerata. Ekraanil näidati vanu kaadrit sündmuspaigalt ja Ray nägi oma kukalt, kui nad Katie'ga autode juurest sündmuspaiga poole kõndisid. Ma tean, ütles ta ja pani käe ümber naise õlgade. Aga me saame ta kätte. Taas vahetus kaader ja ekraani täitis Ray nägu, kui ta parajasti kaamerale üksikasju edastas. Intervjueerija püsis kaadri taga. Arvad, et saate? Kas mingeid niidiotsi on? Tegelikult mitte. Ray ohkas. Mitte keegi ei näinud õnnetust pealt või kui nägid, siis ei räägi nad midagi, nii et me toetume kohtuekspertiisile ja teravale mõistusele. Kas on kuidagi võimalik, et autojuht ei saanud aru, mida ta oli teinud?
Max ajas end istukile ja pöördus mehe poole vaatama. Ta lükkas juuksed kärsitu liigutusega kõrva taha. Maxi soeng oli olnud ühesugune nii kaua, kui Ray oli teda tundnud. Pikad sirged juuksed ilma tukata. Naise juuksed olid sama tumedad kui Rayl, ent erinevalt mehest polnud tema juustes veel märgata halli. Pärast Lucy sündi oli Ray proovinud habet kasvatada, kuid oli plaani 3. päeval katki jätnud, sest oli selge, et habemes oli halle karvu rohkem kui tumedaid. Nüüd hoidis Ray lõua puhtana ja püüdis ignoreerida neid valgeid karvu oimu kohal, mille kohta Max ütles, et need olevat tema meelest erilised. Pole võimalik, et ta midagi ei märganud, ütles Ray. Laps lendas otse kapotile. Istun diivanil ja kuulan oma enda hingamise heli. Merd ma ei kuule, kuid üksiku kajaka kaeblikult kutsuv hääl on nagu lapse nutt ja ma surun käed kõrvadele. Väsimus saab minust võitu ja ma tõmban end kerra, kerin käed ümber põlvede ja surun näo vastu teksapükste karedat kangast. Ma tean küll, et mul pole selle eest pääsu. Emotsioonid valdavad mind üleni ja purskuvad välja sellise jõuga, et ma suudan vaevu hingata. Lein, mida tunnen, on niivõrd füüsiline, et lausa võimatu on ikka veel elus olla. Lausa võimatu näib, et mu süda jätkuvalt lööb, kuigi on puruks rebitud. Ma tahan kinnistada pildi temast oma mällu, aga kui silmad sulen, siis näen ainult tema keha, liikumatut ja vaikset mu käte vahel. Ma lasen temast lahti ega andesta endale seda iial. Boss, kas sul on aega, et Fishbonsi otsasõidust rääkida? Jupats pistis pea Ray kabineti ukse vahelt sisse. Kate seisis tema selja taga. Ray tõstis pilgu. Viimase 3 kuu jooksul oli see uurimine tasapisi tagaplaanile jäänud, andes ruumi teistele, pakilisematele töödele. Ray käis koos Jupatsi ja tema tiimiga veel mitu nädalat tegevusplaane läbi, kuid telefonikõned olid lõppenud ja uusi andmeid polnud enam nädalate kaupa tulnud. Muidugi. Nad tulid sisse ja võtsid istet. Me ei saa Jacobi emaga ühendust, ütles Jupats kohe asja kallale asudes. Mida sa silmas pead? Täpselt seda. Tema telefon on tumm ja maja tühi. Ta on kadunud. Ray vaatas Jupatsile otsa ja seejärel Kate'ile, kes tundis end ebamugavalt. Palun öelge, et te teete nalja. No kui see oleks nali, siis puhendist ei tea me midagi, ütles Kate. Ta on meie ainuke tunnistaja, pahvatas Ray. Lisaks sellele on ta ohvri ema, kuidas te tal kaduda lasite? Kate lõi näost õhetama ja Ray sundis end maha rahunema. Rääkige mulle täpselt, mis juhtus? Minust on saanud selle majakese kivist seinte vahele sulgunud erak, kes ei söanda ette võtta midagi muud, kui minna külasse piima ostma ja kes elab peaaegu ainult röstsaiast ja kohvist. 3 korda olen otsustanud külastada Bethanit karavanipargis. 3 korda olen meelt muutnud. Ma soovin, et suudaksin sundida ennast minema. Väga palju aega on möödas sellest ajast, mil mul oli sõber, ja sama palju aega on möödunud sellest, kui ma sõpra vajasin. Olen jõudnud toas olla vaid paar minutit, kui uksele koputatakse. Jenna, see olen mina, Bethan. Mul käib peast läbi jääda paigale, aga uudishimu saab minust võitu ja ma tunnen ust avades teatud elevust. Soovisin siia tulles küll põgeneda, ent olen siiski üksildane. Tõin sulle pirukat. Bethan hoiab käes käterätikuga kaetud kaussi ja astub kutset ootamata sisse. Ta paneb piruka köögipliidi kõrvale. Aitäh. Püüan juttu teha, aga Bethan vaid naeratab. Ta võtab seljast oma raske villase mantli ja see sunnib mind tegutsema. Kas keedan teed? Kui sa kavatsesid endal keeta, ütleb Bethan. Ma mõtlesin, et ehk tulen ja vaatan, kuidas sul siin läheb. Ma arvasin, et sa tuled mind ehk millalgi vaatama, aga ma tean, mis tunne on ennast uude kohta sisse seada. Ta vaatab majakeses ringi ja jääb vait. Ta silmitseb tühja elutuba, mis pole muutunud sellest hetkest, mil Iestin mind esimest korda siia tõi.
Mul pole eriti asju, ütlen piinlikkustundega. Siin kandis pole kellelgi eriti asju, ütleb Petsan rõõmsameelselt. Seni, kuni sul on soe ja mugav, ongi kõik korras. Toimetan tema jutu ajal köögis, teen teed ja olen tänulik, et mul on oma kätega midagi peale hakata ning me istume oma kruusidega männipuidust laua ääres. Kuidas sulle Blindseidis meeldib? Väga, vastan. Täpselt see, mida vajan. Kas sa pead silmas tillukest ja külma? Küsib Petsan naerusuiselt nii, et teed üle kruusi ääre loksub. Ta pühib seda edutult oma pükstelt ja vedelik valgub tema reiel tumedaks laiguks. Mul pole palju ruumi vaja ja kamin annab piisavalt sooja. Naeratan. Ausalt, mulle meeldib siin. Milline siis sinu lugu on, Jenna? Kuidas sa siia pidama jäid? See on ilus, ütlen lihtsalt. Põimin käed ümber kruusi ja vaatan oma auravat teed, et vältida Petsani puurivat pilku. Ta ei käi mulle peale. Ülemkonstaabel Olivia Rippon oli terane, kuid hirmuäratav naine. Ta oli auastmeid pidi kiire tõusu teinud ja 7 aastat Avoni ja Somerseti vanemohvitser olnud. Mingil hetkel oleks temast võinud saada järgmine Londoni politseiülem, kuid Olivia oli isiklikel põhjustel otsustanud jääda koju, kus ta sai kord kuus toimuvatel kohtumistel nautida vanemohvitseride alandamist pihuks ja põrmuks. Ta oli üks neist naistest, kes on sündinud vormirõivast kandma. Tema tumedad juuksed olid kinnitatud rangesse krunni ja tugevad jalad peidetud paksudesse mustadesse sukkpükstesse. Ray hõõrus peopesi vastu püksisääri, et need oleksid täiesti kuivad. Talle oli kõrvu jäänud kuulujutt sellest, kuidas ülem oli kord peatanud paljutootava ohvitseri edutamise peainspektoriks, kuna selle vaese mehe higised peopesad ei äratanud usaldust. Rail polnud aimugi, kas jutt vastas tõele, kuid ta ei kavatsenud riskida. Pere võis ju tema palgast ära elada, aga siiski pidid nad olema kokkuhoidlikud. Max rääkis ikka veel õpetaja ametist, kuid Ray oli arvutanud, et kui tal õnnestuks saada paar edutamist, oleks neil vajalik lisaraha ilma, et naine peaks tööle tagasi minema. Ray mõtles hommikuse kaose peale ja leidis, et Max teeb niikuinii rohkem kui piisavalt. Ta ei peaks minema tööle vaid selleks, et nad saaksid endile veidi luksust lubada. Te võite nüüd sisse minna, ütles sekretär. Ray hingas sügavalt sisse ja lükkas ukse lahti. Tere hommikust, maam. Olivia tegi oma kaubamärgiks kujunenud loetamatu käekirjaga märkmeid ja vaikis. Ray seisis ukse kõrval ja teeskles, nagu imetleks hulka sertifikaate ja fotosid, mis seina enda alla võtsid. Mereväe sinine vaip oli tihedam ja kohevam kui ülejäänud majas ning üle mõistuse suur nõupidamislaud täitis poolt kabinetti. Kabineti tagumises otsas istus suure nikerdatud laua taga Olivia Rippon. Viimaks lõpetas ta kirjutamise ja tõstis pilgu. Ma tahan, et sa lõpetaksid Fishbondsi otsasõidu ja põgenemise juhtumi uurimise. Nüüdseks on mulle selgeks saanud merelahe erinevad aastaajad ja ma tunnen meeldivat rahulolu, et olen siin näinud peaaegu tervet aastaringi. Mere ääres ei ole kunagi 2 päeva järjest ühtemoodi. Mõõn vaheldub tõusuga, ilm on ennustamatu ja isegi praht, mida vesi kaldale uhub, on iga tund erinev. Täna on meri öisest vihmast täidlane ning liiv raskete pilvede all hall ja veest läbi imbunud. Nüüd pole karavanipargis enam ühtegi telki. Jäänud on vaid Petsani statsionaarsed vagunid ja käputäis autokaravane, mida puhkajad hilise hooaja allahindlusi ära kasutades üürivad. Üsna varsti park suletakse ja rand jääb ainult mulle. Põu tormab edasi ja jookseb mööda merekallast. Vesi on tõusnud ja koer sukeldub külmade lainete peale haukudes vette. Naeran kõva häälega. Nüüd meenutab ta rohkem spanjelit kui kollit. Tal on proportsionaalselt liiga pikad jalad nagu teismelisel ja nii palju energiat, et ma imestan, kuidas see tal küll ometi otsa ei saa. Lasen silmad üle kaljunukist, aga see on tühi ja ma luban endale väikese pettumustorke, enne kui selle minema raputan.
Naeruväärne on loota näha Patrickut, kui oleme siin rannas vaid korra kohtunud, kuid ma ei saa midagi parata, et see mõte tekib. Leian liivariba, kuhu kirjutada. Kahtlustan, et mu äri vaibub talve tulles, aga praegu läheb minu ettevõtmisel veel hästi. Mind läbib rahulolu iga kord, kui mõni uus tellimus saabub ja mulle meeldib mõistatada lugusid, mis sõnumite taga peituvad. Enamikul minu klientidel on merega mingi side ja paljud saadavad mulle pärast töö kättesaamist e-kirja, et teada anda, kui väga neile pilt meeldis, kuidas nad veetsid oma lapsepõlve rannas või säästavad raha, et perega mere äärde puhkama minna. Mõnikord küsitakse minu käest, mis rannaga on tegu, aga ma ei avalda seda. Kavatsen just tööle hakata, kui põu haugatab ja pilku tõstes näen, et üks mees kõnnib meie poole. Mu hing jääb kinni. Aga mees tõstab tervituseks käe ja ma taipan, et see on Patrick. Ma ei suuda naeratust varjata ja kuigi mu süda taob, ei ole selle põhjuseks hirm. Istun köögilaua taga oma sülearvuti ekraani ees ja mu põlved on konksus suure palmikutega kampsuni all, mida mul oli kombeks kanda oma stuudios talvekuudel. Olen küll pliidi ääres, kuid ma värisen ja sikutan kampsuni varrukaid allapoole ning peidan sõrmi nende sisse. Praegu pole veel isegi lõuna, kuid olen valanud endale suure klaasi punast veini. Trükin otsingumootorisse ja teen pausi. Nii palju kuid on möödas sellest, kui end viimati vaatamisega piinasin. See ei aita kunagi, aga kuidas oleks mul võimalik temast mitte mõelda just tänasel päeval? Võtan lonksu veini ja klikin tagasi. Sekunditega on ekraan tihedalt täis õnnetuse kohta käivaid uudiseid, kõik pühendatud Jacobile. Linkide teksti värv näitab, et olen käinud igal leheküljel ka varem. Aga täna, täpselt aasta pärast seda, kui mu maailm kokku varises, on Bristol Posti veebiväljaandes üks uus uudis. Toon kuuldavale kähiseva ohke. Mu käed on nii tugevasti rusikas, et sõrmenukid lähevad valgeks. Pärast lühikese artikli silmadega neelamist lähen algusesse tagasi ja hakkan uuesti lugema. Arenguid pole toimunud. Politseile ei ole juhtniite, auto kohta pole informatsiooni, on vaid meeldetuletus, et juht on politsei poolt tagaotsitav surma põhjustamises ohtlike sõiduvõtete tõttu. Need sõnad ajavad mind iiveldama ja ma panen interneti kinni, kuid isegi ekraani taustapildiks olev rannavaade ei rahusta mind. Ray ärkas optimistliku tundega. Ta oli jõulud vabaks võtnud ning kuigi ta oli paar korda töö juurest läbi astunud ja endaga tööd koju kaasa võtnud, tuli tunnistada, et puhkus oli talle hästi mõjunud. Ta mõtles huviga, kuidas Kate on Jacobi surmajuhtumi uurimisega edenenud. Head uut aastat teile kahele. Ray astus kriminaaluurimisosakonna uksest sisse ja pani jupatsi lauale suure karbi konfeke. Ma mõtlesin, et ehk õnnestub korvata seda, et pidid jõulude ja aastavahetuse ajal tööd tegema. Riiklike pühade ajal töötas osakond vähendatud koosseisus ja seekord oli jupats loosi tahtel tööle sattunud. Selleks, et korvata äratust 1. jaanuari hommikul kell 7 läheb vaja midagi enamat kui šokolaad. Ray muigas. No sa oled hilisõhtuste pidude jaoks niikuinii liiga vana jupats. Me Maxiga magasime juba tükk aega enne aastavahetuse südaööd. Mina vist alles taastun, ütles Kate haigutades. Vägev pidu, oletas Ray. Nii palju, kui ma sellest mäletan. Kate naeris ja Ray tundis kadeduse sähvatust. Ta kahtles, et Kate'i pidudel oleksid jututeemadeks kiirustrahvid ja prügi mahaviskamine, mis tõotas teda õhtul koju jõudes ees oodata. Mis meil täna plaanis on? Küsis ta. Sinu jaoks head uudised, ütles Kate. Meil on üks numbrimärk. Ray nägu läks naerule. Oli ka juba aeg. Kui kindel sa oled, et see on õige? Üsna kindel. Turvasüsteem pole selle numbrimärgiga sõidukit pärast otsasõitu enam registreerinud ja autot ei ole riiklikus registris arvelt maha võetud. Nii et minu arvates on see auto kas maha jäetud või rikki läinud.
auto on registreeritud Beauforti tänaval umbes 8 kilomeetrit kohast, kus Jacobile otsa sõideti. Me Jupatsiga käisime eile seal, aga maja on tühi. See on üürimaja ja Jupats üritab täna kinnistusregistri ametiga saada ühendust, et välja uurida, kas kinnisvara omanikul on eelmiste üürnike uus aadress. Aga meil on nimi olemas, küsis Ray ega suutnud elevust varjata. Meil on üks nimi, naeratas Kate. Sellest inimesest pole jälgegi pangaklientide hulgas ega valimisnimekirjades ja internetist ma ka midagi ei leia, aga me saame sellele täna jälile. Mul on kommunikatsioonifirmadele teabenõue esitatud, nii et nüüd, mil jõulud on läbi, peaksime hakkama vastuseid saama. Niipea kui ma ukse avan, tean täpselt, mis toimub. Ma polnud tahtnud muud kui põgeneda. Teeselda oma ette, et elu, mida ma enne õnnetust elasin, kuulus kellelegi teisele ja teha end lolliks mõttega, et võiksin kunagi taas õnnelik olla. Olen sageli mõelnud, milliseks kujuneb mu reaktsioon, kui mind leitakse. Ma mõtlesin, et mis tunne võib olla, kui mind tagasi viiakse ja kas ma hakkan sellele vastu võitlema. Aga kui politseinik mu nime ütleb, siis ma lihtsalt noogutan. Jah, see olen mina, ütlen. Meespolitseinik on minust vanem, tema tumedad juuksed on lühikeseks lõigatud ja tal on seljas tume ülikond. Ta paistab olema lahke ja ma mõtlen, millist elu ta võib elada. Kas tal on lapsed, naine? Naispolitseinik tema kõrval astub sammu lähemale. Ta paistab noorem. Tumedad lokkis juuksed raamivad naise nägu. Kriminaaluurija Kate Evans, ütleb ta ja avab nahast rahakoti, et näidata metallset ametimärki. Bristoli kriminaaluurimisosakond. Arreteerin teid surma põhjustamise eest ohtlike sõiduvõtetega ning peatumata sündmuskohalt lahkumise tõttu. Teil on õigus vaikida, aga kui jätate mainimata midagi, millele toetute hiljem kohtus, võib see teie kaitsele kahjuks tulla. Sulgen silmad ja hingan aeglaselt välja. Aeg on teesklemine lõpetada. Palun kõigil tõusta. Eeldasin, et saalis on rohkem inimesi, kuid peale tülpinud näo ja märkmikuga mehe kohtu selles osas, mille kohta mulle öeldi, et see on ajakirjanduse jaoks, on rahvast vähe. Minu advokaat istub saali keskel, selg minu poole. Tema kõrval on tumesinises seelikus naine, kes tõmbab trükitud paberile markeriga jooni. Sama pika laua taga, aga mitu meetrit eemal istub peaaegu identne paar. Süüdistajad. Kohtusaali töötaja sikutab mind varrukast ja ma näen, et olen ainukene, kes veel püsti seisab. Kohtunik, kitsa näo ja püstiste juustega mees on saabunud ning istung algab. Mu süda klopib ja nägu on häbistuline. Need vähesed inimesed, kes saalis on, vaatavad mind uudishimulikult, just kui oleksin muuseumi eksponaat. Mulle meenub kusagilt loetu Prantsusmaal läbi viidud avalike hukkamiste kohta. Giljotiin oli seatud linna keskväljakule kõigile nähtavasse kohta. Naised klõbistasid etendust oodates kudumisvardaid. Mind läbib värin, kui taipan, et tänase päeva meelelahutust pakun mina. Ray tormas mitu astet korraga võttes trepist alla ja mööda koridori uste poole, kuhu oli kirjutatud ohvri abi. Hetk hiljem liitus temaga Kate ja koos lasid nad perevägivalla üksuse kellanuppu. Neil avas ukse rõõmsa olemisega naine lühikeste mustade juuste ja lopsakate ehetega. Nat, kas leidsite midagi? Naine juhatas nad sisse ja pööras oma arvutiekraani Ray ja Kate'i poole. Ian Francis Peterson, rääkis ta, sündinud 12. aprillil 1965. aastal, saanud varem karistada joobes autojuhtimise ja kallaletungi eest ning praegu on tal üks lähenemiskeeld. Ega mitte juhuslikult naisele nimega Jennifer, küsis Kate, aga Natalie raputas pead. Marie Walker. Me toetasime teda, kui ta pärast 6 aastat kestnud pidevat vägivalda Petersoni maha jättis. Ta esitas mehe vastu süüdistuse, aga too pääses puhta nahaga. Lähenemiskeeld kehtestati tsiviilkohtus ja on siiani jõus. Kas ta enne Marie'd ka kellegi kallal vägivallatses? Elukaaslaste kallal mitte, ei, aga 10 aastat tagasi sai ta hoiatuse kallaletungi eest. Oma emale.
Ray tundis, kuidas tal tõuseb klomp kurku. Me arvame, et Peterson on abielus naisega, kes osales Jacob Jordani surmaga lõppenud õnnetuses, ütles ta. Natalie tõusis ja läks seina juurde, mis oli maast laeni metallist siinidel arhiivikappe täis. Ta tõmbas ühe sahtli välja ja sirvis pabereid. Siin see on, ütles ta. Siin on kogu meie info Jennifer ja Ian Petersoni kohta ja see ei ole meeldiv lugemine. Inspektor Stevens räägib vaikselt. Tema rahulikkus annab mulle turvalisema tunde. Tunnen end kindlamalt maa peal. Me ei lase teile enam rohkem haiget teha, Jenna. Nii et nad siis teavad. Ma hingan vaikselt välja ja vaatan esimest korda inspektor Stevensile, seejärel Ruth Jeffersonile otsa. Tunnen äkitselt, et ma olen surmväsinud. Inspektor avab pruunide kaantega kausta, kus ma näen nime Peterson. Enda nime pärast abiellumist. Iani nime. Nii palju telefonikõnesid, räägib ta. Naabrid, arstid, möödakäijad, aga mitte kordagi teie, Jenna. Te ei helistanud meile kordagi ja kui me teie juurde tulime, ei rääkinud te meiega. Ei esitanud kaebust. Miks te ei lasknud ennast aidata? Sest siis oleks ta mu ära tapnud, ütlen. Ma ei kavatsenud magama jääda, aga keegi koputab uksele ja ma tõstan jõnksatades pea. Hõrun kätega kanget kaela. Mul kulub sekund, et meelde tuletada. Olen kodus, kui kostab uus, veel tungivam koputus. Mõtlen, et ei tea, kui kaua olen lasknud Patricul oodata. Komberdan jalgele ja kirtsutan valugrimassis nägu, kui sääre marja lööb kramp. Võtid keerates tajun hirmus osinat, aga enne kui jõuan reageerida, lendab uks lahti ja ma jään ukse ja seina vahele. Ian punetab näost ja hingab raskelt. Valmistan end ette tema rusikalöögiks, aga seda ei tule ja ma loendan oma südamelööke, kui ta riivi uksele aeglaselt ette tõmbab. 1, 2, 3. Süda taob rinnus kiiresti ja tugevasti. 7, 8, 9, 10. Ja siis on ta valmis. Ta pöörab end minu poole naeratusega, mida ma tunnen nii hästi, nagu see oleks mu enda oma. See naeratus ei ulatu tema silmadesse. See annab aimu sellest, mida tal minu jaoks varuks on. See naeratus ütleb, et kuigi lõpp on tulekul, ei kujune see kiireks. Järjejutt. Claire McIntosh, Ma lasen sul minna. Kirjastuselt Petrone print. Järjejutt.